päevast Eestimaa. Eetris on börsijutud, saade number 15. Teemad ja küsimused, mida teine saatejuht ette ei tea. Seega kogu sisu tekib kohapeal arutelu käigus. Mina olen Markus ja vaatan finantsmaailma börsikaupleja pilgu läbi. Mina olen Märten ja istun jätkuvalt investori tooli peal. Alustaks nagu korraliku siukse paugu ja kärakaga ja mis meil viimasel ajal toimunud on. Et ma küll kunagi lubasin, et ma ei võta iga saade jutuks, on ju, aga sa juba saad aru, millele ma tõenäoliselt viitan, et meil oli mingi päris tore ja mõnus krüptokrash või ma ei tea, kas see mõnus ja tore olid need õiged omadussõnad, mida seal kasutada. Aga päris kiire siukene korralik crash, teatud asjad on teinud taastumist ja ma isegi peast ei mäleta neid protsente enam, mis see Bitcoin ja Ethereum tippudest teha võisid mingi -35, -50 suurusjärk on ju. Jah, ma ise isegi protsenti nii väga ei vaata, ma tean, et see on ülivolatiilne, et pigem vaatan seda liikumist ennast. Aga kukkumine oli päris järsk ja kiire. Ja ma saan aru, et su küsimus siit on, et mis minuga juhtus ja mis mina tegin. Mul on küsimus nagu, et mitte see, et mis sa ostsid, mis sa müüsid, vaid kuidas su süsteemid vastu pidasid, on ju, et sa oled neid timminud vastavalt finantsvara volatiilsusele ja nii edasi. Ja iga kord, kui midagi sellist nagu reaalsuses juhtub, siis mina alati võtan seda kui mingi mudeli või strateegia stress-testi. Ja nüüd ma olen üks suur kõrv ja kuulan, et kuidas sinu mudelid vastu pidasid. Jah, kõigepealt ma ütlen ära, et ma ikkagi igapäevaselt olen aktsiakaupleja ja selline igapäevane action käib mul aktsiatest. Bitcoini ma haldan igavalt ja pikaajaliselt täpselt samadel põhimõtetel, nagu ma haldan kulda või euro-dollari kurssi. Ehk siis muidugi volatiilsus on erinev, aga põhimõtteliselt ma sellega niimoodi igapäevaselt ei tegele. Ja ütleme, minu selline dünaamiline stopp, trendistopp oli seal alla $40,000, mis siis eelmine nädal mind välja viskas ja riski maha võttis. Nüüd üksikut tehingut vaadates tundub üsna kehv nii palju tipust tagasi anda trendi puhul. Aga ma tean oma backtesti põhjal, et 100 tehingu põhjal nii on mulle tulemus parem, kui iga kord proovida seda tippu tabada. Sest kui ma prooviks seda tippu tabada, siis ma ilmselt oleks juba eelmise aasta lõpus madalama hinnaga väljunud ja vaadanud, kuidas see edasi tõuseb. Et sellepärast mul ei ole midagi kahetseda. Ma andsin küll lõpus palju tagasi, aga minu kogu positsiooni tõus oli ikkagi üle 200%, seal mingi 210%. Et selles mõttes mina võtsin riski maha, vaatan nüüd edasi. Ma ise eeldan, et seal 40-50 000 vahel tekib palju vastupanu, mida hind peab üles-alla läbi töötama enne, kui ta suundub siis nende uute tippude poole. Ehk siis mina ootan ära, kuni see hind sinna 50 000 juurde ja kohale tagasi jõuab, et uuesti võtta siis pikaajalist tõusutrendi riski. Ma tean, et vahepeal on väga palju võimalusi swing-kauplejale, aga nagu ma ütlesin, siis mina võtan Bitcoini pikaajaliselt. Aga jah, tahtsid midagi küsida veel? Ja, kas sa mitte midagi muud ei vaata, on ju, peale Bitcoini, et ühtegi teist vara või coini? Ei, ma olengi valinud endale niimoodi, et kuld, Bitcoin, euro-dollari kurss, millega ma siis natuke nagu hedge'in oma seda dollari kontot nii-öelda, valuuta mõttes. Aga ma olen ikkagi aktsiakaupleja. Minu huvi on süstemaatilistes aktsiakauplemise süsteemides ja neid siis igapäevaselt hallata ja arendada. Aga tegelikult mul oli sama teema, sama küsimus. Ma tean, sa rääkisid siin mingi aeg Ethereumist. Mis sina tegid selle krüptokrashi käigus ja mis sul täna on või ei ole? Kunagi, kui me esimesi kordi rääkisime, siis ma püüdsin ETF-idega neid krüptosid või neid liikumisi võtta
ja see lõppes nagu päris kiiresti, sest ma sain aru, et on ju krüptoturg on avatud 7 päeva nädalas, 24 tundi. ETF-id kauplevad ainult, ma ei tea, 6, 8, 9 tundi päevas ja äripäevadel, et kuidagi nagu teps mitte ei läinud. Ja siis ma läksin tagasi oma vanade liistude juurde, ehk siis eraisikuna lihtsalt ostsin otse neid coin'e erinevate platvormide kaudu. Aga mida ma nüüd siis selle crash'i käigus teistmoodi tegin, natuke ma ostsin juurde esiteks eraisiku kontode alt, aga mida ma nüüd tegin, ma tegin ka ettevõttele ühele platvormile konto ära lõpuks, et täitsa selline korralik protseduur ja protsess oli mingi 1,5 tundi vähemalt võttis kogu selle asja täitmine seal. Aga ikkagi ma rõhutan, et ma isegi ei tee nagu nii suurte summadega, vaid ma teen umbes nii suurte summadega kogu portfelli mõttes, et pigem selline õppimise rada. Okei, no minul oli see, et kui ma panin alguses selle sügisel peale selle Bitcoini positsiooni, siis see oli umbes 2% minu kogu portfellist, see positsiooni suurus, siis mitte risk, aga see kogu positsiooni suurus. Ja võib-olla 2,5% ütleme, et kui ma riski võtsin seal 1%, kogu positsioon 2,5%, siis saad aru, et see üsna laia stopiga nagu avasin selle positsiooni, aga see kasvas mul poole aastaga nii 10% kogu portfellist juba, mis oli üsna korralik, nii et ma ikkagi kogu portfelli mõttes ka andsin päris kena summa selle trendi jooksul tagasi, aga see on see, mis selle trendi kauplemise raskeks teeb. Nagu ma ütlesin, kogu positsioon oli siiski korraliku tõusuga, aga ma tahtsin öelda, et ma ise ka just paar päeva tagasi avasin ettevõttele siis 2 keskkonnas konto, Krakenis ja CoinMetro oli vist see teine nimi. Ja see CoinMetros ma sain konto juba kätte verified, Krakenis veel ootan, aga jah, mul ei ole siin veel mingit väga kiiret plaani hetkel Bitcoini tagasi minna, et ma langusel hoian, võimalikul langusel hetkel hoian seda riski maas. Mina tegin ka Krakenisse, mul läks päris kiiresti, et tuli üks lisaküsimus aga siuke pluss miinus päeva poole teisega oli konto püsti ja juba esimesed rahakanded testid mul tehtud, et kas saab raha sisse kanda ja kas saab välja ka kanda. Okei. Kraken vist, ma ei tea, ma ei oska soovitada, aga ta on päris kaua olnud ja ma olen päris palju näinud, kuulnud, et seda kasutatakse. Ja, mul eraisikuna on seal ka konto olnud omajagu. Aga ütleme siis sina, ma saan aru, tegid mingeid tugioste või juurde oste, et sa oma sellest Ethereumist vahepeal ei ole väljunud või? Ei ole väljunud, et siis, kui ma ETF-ides ettevõtte alt võtsin oma targetit ära ja müüsin maha, et siis ma ostsin eraisikuna nagu seda otse krüptot samal ajal juurde, et põhimõtteliselt olen enam-vähem siis kogu selle sõidu kaasa teinud ja vaikselt siis tiksutan. Aga ma ütlen, et jätkuvalt siiamaani eraisiku alt ma olen sisse pannud 4-kohalise summa läbi aastate kokku kõik on ju, et see ei ole nagu mingid väga suured summad. Aga peaasi, et ei ole seda tunnet, et maha jääd, et ikkagi mingi oma nahk on mängus. Tead, nagu praegu ma olen avastanud, et mind on hakanud paeluma see, mis toimub nende krüpto exchange'idega või isegi mitte siis exchange'idega, vaid nende decentralized exchange'idega, et kõiksugu need SushiSwapid ja Uniswapid ja PancakeSwapid, ma ei tea, kui need nimed sulle midagi ütlevad. Ja just selles vaates, et kuidas see tehnoloogiliselt lahendatud on, et olles nagu finantsmaailmas päris pikalt toimetanud, siis ma tean, kuidas on börsisüsteem, tsentraliseeritud tehingukorralduste raamat või see orderbook on ju, kuidas on see üles ehitatud, kuidas need algoritmid töötavad, aga nüüd neid detsentraliseeritud nii-öelda börse või platvorme, et kuidas sinna luuakse need liquidity pool'id ja kuidas sinna liquidity pool'idesse neid coin'e saab, ongi läbi selle, et inimesed nii-öelda panevad siis oma kontodel olevad varad sinna pool'i ja selle eest saavad justkui intressi,
et see tundub selline uus ja huvitav põnev maailm, millega ma lihtsalt teoreetiliselt, praktiliselt tahaks olla rohkem kursis. Liiga keeruline. Hinnatõusul olen sees, hinnalangusel olen väljas, rohkem mul ei ole vaja teada. Selge pilt. Aga mina küsiks sult järgmisena sellist asja. Kuidas sina lisad uut värsket kapitali oma portfelli ja seda töösse paned? Ütleme mõlemal juhul, kui sul on selline väike summa, ütleme 1000, paar tuhat eurot kuus või kui sa saad sellise ühe korraga, näiteks saaksid mingi suurema summa, 100 000 eurot, et kuidas sa mõtleks seda oma portfellis töösse panna? Kas sa lisad kohe uut raha, kas sa ootad mingit kukkumist, et osta samu aktsiaid, ostad uusi aktsiaid, paned jupikaupa, hajutad ajas selle lisamise, et kuidas sina lisaksid oma portfellis uut kapitali nii väikse summa puhul kui ka ühe suurema summa puhul? No väikeste summade puhul on tegelikult lihtne, on ju. Kui sa natukenegi tead, et need on regulaarsed rahavood, siis statistika ütleb, et kohe on see mõistlik ära investeerida. Ja mina olen endale teinud sellise reegli, et iga kuu 1. ja 15. ma ostan mingeid ETF-e oma firma portfelli ja ükskõik, mis turg teeb, mul on seal mingi käputäis ETF-e, et ma lihtsalt nagu üritan vahest seda timmida, et ma vaatan, et kus on nagu nõrkus ja siis ostan nagu pigem seda juurde või mingit taolise loogika alusel. Aga nagu ükskõik, mis see turg teeb, et kas ta on selges langustrendis või ta teeb kogu aeg oma kõigi aegade tippe, nendel 2 kuupäeval ma lihtsalt ostan. See on selline igava pikaajalise portfelli ülesehitamise algoritm minu jaoks, mis täitsa on töötanud ka kenasti. Ja nüüd nende väikeste summade puhul, eraldi kaasus on need üksikaktsiad näiteks, kus ma siis natukene üritan ajastada, et kas täna on midagi sellist, mis tundub atraktiivne fundamentaalsete valuatsiooni numbrite järgi või tehnilise analüüsi pildi järgi, aga ikkagi nagu üritan pigem selle raha võimalikult kiiresti tööle panna. Nüüd suuremate summade puhul siuke esimene vastus, mis ma ütlen, et mul ei ole tükk aega juhtunud, et mulle 100 000 kontole laekub, et kui sa tahad seda reaaleluliselt läbi mängida, et siis sa võid mulle selle ülekande teha ja siis me saame teha episoodi ja vaadata. Aga tegelikult siin on nagu 2 asja. See sõltub nüüd sellest, et kas see suur summa, mis sa said, kas see on veits selline nagu hõlptulu, on ju, ma ei tea, ongi mingi siuke pärandus või mingi selline raha, millega sa väga tegelikult ei osanud arvestada, või see on tulnud sinu aastate pikkusest mingisugusest muust akumulatsioonist, on ju, sa müüd ära oma kinnisvara, sa müüd ära oma firma või teed kuskilt mingi exiti, siis need 2 erinevat rada, kuidas see summa on ju sinu kontole jõuab, need minu arust on väga olulised ja mõjutavad seda, kuidas sa selle rahaga peaks ümber käima ka. Et kui sa seda rikkust oled ikkagi või seda vara oled üles ehitanud ikka hea mitu aastat ja siis justkui lõpuks saad kätte, siis tavaliselt nagu puhtalt käitumuslikult kõige mõistlikum ongi nagu jupi kaupa hakata seda turule viima. Ja jällegi, meil on olemas statistika, selline asi nagu dollar cost averaging ehk DCA ja matemaatika ja statistika ütlevad seda, et kõige optimaalsem periood, mis tasakaalustab siis potentsiaalselt saamata jäänud tulu versus seda, et võib tulla hinnalangus, on 12 kuud. Et kuna 2/3 ajast umbes on turud tõusvad, on ju, siis niimoodi peale vaadates võiks öelda, et võib kohe kõik raha panna turule, sellepärast et nii-öelda tõenäosus on sinu poolt, aga samas see 1/3 ajast sõltub jälle inimese karakterist, et kui see ongi, on ju sul mingi elutööna kokku kogutud raha, sa oled kusagilt teinud mingi exiti ja satud seal mitte päris tipus, aga kusagil seal üleval,
nii et järgmiste kvartalite jooksul saad sisse -20, -30, -40, et siis see tunne on ikka nagu päris paha tunne, et pigem jupitada ta siis 6 või 12 kuu peale või isegi veel pikema perioodi peale. Okei, no seda küll, aga ütleme, hirmul raha turul ei võida üldjuhul, et selles mõttes ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et ükskõik kust see raha saad, et ikkagi pead lõpuks selle riski võtma. Miks ma lihtsalt küsin, et kuna ma ise siin olen nüüd oma kauplemissüsteemidele kapitali juurde lisanud siis kauplemise väliselt, siis on ikka see, et täpselt see, mis sa ütlesid, tahad kapitali kohe tööle panna, et ei taha rahas istuda. Samas ilusad tõusud on selja taga, suured võidud, siis pigem sisetunne ütleks, et oota mingit väikest drawdowni enne, kui hakkad raha peale viskama suure eufooriaga. Aga noh, see on täpselt nii, et see intuitsioon ja kõhutunne võib tihti petlik olla. Aga ikkagi, ma olen näinud omal nahal ja nende inimeste pealt ka, keda ma nagu abistanud olen läbi aastate, et see ostude ajas hajutamine, see on ikka nagu päris hea algoritm. Et alguses võib see ebakindlus ja hirm olla ka päris suur, kui me räägime alustavatest investoritest näiteks. Ja ikkagi, kui sa varba vette pistad ja tasapisi hakkad minema, siis tegelikult nagu osta kriipsu võrra kõrgema hinna pealt, see on nagu ebamugav ja veits nagu painful, aga see ei ole kaugeltki võrreldav selle tundega, kui sa näedki, et nädala, kuu või kvartali pärast sa oleks saanud 20 või 30% odavamalt osta. Mul seda ei ole, et ma hea meelega ostan neid uusi tippe ja panen oma stopi sisse lihtsalt. Tihti ongi see, et sa ostad uut tippu, ta tõuseb, trend isegi jätkub, aga sa tead, et lühiajaliselt pead mingi pullbackiga ilmselt natukene taluma mingit drawdowni, et enne kui see trend jätkub. Aga noh, ma saan aru, et me mingil määral räägimegi siin kahest eri maailmast, investeerimine ja kauplemine. Kui ma nagu ainult kaupleks ja ma paneks ennast sinu kuidagi niimoodi olukorda, siis vaata, selles suhtes on sul justkui lihtsam, et kauplemisportfelli vaates see tähendab ju seda, et sa suurendad iga positsiooni suurust siis eurodes või dollarites on ju, et sa ei pea justkui leidma uusi investeeringuid või sa jätkad oma tavapärast protsessi, lihtsalt sinu tehingusummad on nüüd justkui suuremad. Jah, lihtsalt ainuke asi ongi see, et kui need tehingud on juba lahtiselt korralikult kasumis ja ütleme, statistika ütleb, et trend mingi perioodi kestab ja nüüd ma hakkan statistiliselt üsna trendi lõpupoole ajaliselt lisama uut kapitali, siis lihtsalt minu jaoks on see suur oht, et ma tekitan selle positsiooni nii suureks, et kui ta nüüd stoppi kukub, siis ma mitte lihtsalt ei riski enam selle uuest kapitalist mingi osaga, vaid ma kasvatan selle koguriski nii suureks, et ma annan ka oma mingi, ma ei tea, poole aasta kasumit tagasi. Aga noh, see on niisugune tasakaalu leidmine jälle, et ma tegelikult seda siin ise olen mänginud läbi ja ma lihtsalt tegingi nii, et ma viskasin kogu kapitali omal sinna kauplemisärisse sisse, aga nüüd näiteks võtan mingi aja 75-80% riski ja siis vaikselt 90-95 ja siis mõne kuu pärast jõuan tagasi 100% riskini siis sellest uuest suuremast summast. Et ma ise kuidagi niimoodi sammhaaval hakkasin nagu tõstma seda riski. Minu esimene mõte oleks olnud see, et iga uue positsiooni ma arvutan suurema portfelli pealt, et vanu ma nagu ei puutuks, kui ma kauplemisega tegeleks. Jah, tõsi ja nii ma teengi, aga mul need süsteemid on erinevad, et lühiajalise süsteemi puhul on see, et ootad uue signaali ära, aga sellistel pikaajalistel trendistrateegiatel on see, et kui trend võib pool aastat kuni aasta kesta, siis on jällegi siuke, et päris kaua ootama seda uut signaali, et seal võib-olla natukene lisan enne uut signaali nii-öelda vanale positsioonile juurde. Aga no eks see on ka see, et see ongi, ei ole õiget vastust, et peab seda kuidagi hajutama, aga samas tahad lisada. Eks see nii on, jah. No nii, räägime siis veel edasi
üksikute väärtpaberite valimisest ja nii-öelda aktiivse investori või aktiivse kaupleja vaatenurgast. Et panen ekraanile ühe pildi ja kohe räägin jutu ka juurde, et mis siin siis tehtud on. Et põhimõtteliselt võeti viimase 10 aasta jooksul kõik USA enim kaubeldavad 5000 aktsiat ja jaotati nad 3 gruppi väga lihtsa põhimõtte alusel. Need, mis on täna kõrgemal kui 10 aastat tagasi, ehk on teeninud positiivset tootlust, need, mis on teeninud negatiivset tootlust ja need, mis on pildilt kadunud, ehk siis ühinemised, pankrotid, mida iganes, seal on erinevaid variante. Ja lihtsalt, et alustuseks seda konteksti luua. Viimased 10 aastat tähendab selle uuringu mõttes siis jaanuar 2011 kuni detsember 2020. Ja USA aktsiaindeks selle sama perioodi jooksul tõusis seal ligi kaudu 14% aastas ehk umbes 250% kokku ligi kaudu. Ja päris huvitav statistika on ju, et 42% ettevõtetest, see on nüüd tüki kaupa neid loetud, ehk 5000 ettevõttest ainult 42% lõpetasid selle suurepärase bull run'i ehk tõusufaasi plussis olles ja tervenisti üle 1/3 kaotasid selle perioodi jooksul raha. Ja miks ma sellest räägin, on see, et ükskõik on ju, kas sa oled selline kauplemishimuline kaupleja siis või investor, kellel ei ole väga selliseid tehnilise analüüsi oskuseid, vaid kes rohkem vaatabki fundamentaale ja kellel ei ole näiteks stoppe, siis mõelda vaid 10 aastat meil on ajaloo üks parimaid pulliturge olnud ja üle 1/3 aktsiatest lõpetas selle perioodi miinusega. Ja kui nüüd üritada vaadata, et kust see risk siis tuleb või kus need äpardujad on, siis ega see väga suur üllatus tõenäoliselt paljudel ei ole, kui loogiliselt mõtlema hakata, et suurfirmadel on hästi läinud, 77% suurfirmadest on pigem siis selle perioodi jooksul kenasti raha teeninud ja plussis ja väikefirmadest ainult 1/3 ja väikefirmadest tegelikult 41% on selle perioodi jooksul raha kaotanud, suurfirmadest siis 16%. Et kui sa vaatad nüüd näiteks seda viimast pilti, et 41% väikefirmadest on pikaajaliselt langusfaasis nii-öelda või langenud ja raha kaotanud, siis kas sul ei teki kuidagi tunnet, et sa nüüd tahaks liikuda sinna small cap maailma ja avada enda jaoks sellise langusele panustamise asja või strateegia ka rohkem? Aga tead, kui me mõtleme korraks, miks need suurfirmad siis on tõusnud kõvasti, jah, üks võimalus on ju see, et lihtsalt kõik need suured tehnoloogiaettevõtted on nii kiirelt skaleerinud oma ärisid, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, et ütleme, tehnoloogia suurettevõtted ju figureerivad seal topis ettevõtte suuruse poolest. Aga teine asi, mis minu meelest on sellele tulele nagu kütet juurde lisanud, on see, et passiivne indekseerimine, see passiivne indeks investeerimine ju toetab market cap weighted nii-öelda süsteemi, et suuremad ettevõtted on indeksites suurema osakaaluga ja nüüd, kui neid indekseid ostetakse, siis ju nad ostavad neid suuremaid ettevõtteid aina juurde. Et kas see ei tundu sulle üks selline teoreetiline koht, miks suuremad kasvavad suuremad? Mõnes mõttes võib-olla jah, aga teisalt on ju, teades seda ETF-ide ja indeksfondide maailma, siis turu kapitalisatsiooniga kaalumise meetod, see on üks paljudest. Et jah, see on kõige levinum, aga meil on juba väga pikalt olemas ka ainult small cap fondid ja seda juttu ja seda trummi on taotud juba viimased 30+ aastat, et tegelikult small capidest tuleb see väike ületootlus võrreldes
päris suurfirmadega või megakäppidega, vähemalt ajalooliselt ja üle pika perioodi. Et noh, võib-olla seal on mingi mõju, aga ega ma ei oska tegelikult hinnata. Ja nüüd on meil igasugused faktor ETF-id veel on ju, ja meil on ka aktiivselt juhitud ETF-id, et kuhu viimasel ajal on hästi palju raha liikunud, et ei tea tegelikult ju. Jah, aga nüüd see küsimus, et kas ma liigun small capidesse, ei, ma midagi sellepärast ilmselt muutma ei hakka, kuigi jah, kõik need finantsturgude eripärad pigem teevad mingi hetk reversion to the mean, ehk siis jälle muutub nii-öelda need, kes on olnud suured võitjad, pigem annavad jälle järgi ja teised saavad oma aja, et jälle tõusta. Aga ei, ma ise jätkan mid and large capides. Ma olen nendel põhimõtetel oma need süsteemid üles ehitanud, et ma kauplen ettevõtteid, mis on väga likviidsed, suured, tuntud. Ma arvan, et mul see toimib paremini, kui hüpata small capidesse. Kindlasti small capidesse minnes ma peaksin hoopis üle vaatama igasugused riskireeglid, võimalikud shortide, mingid squeeze'id ja ülevõtmised ja nii edasi, mis kõik muutuks, et ma palju kindlamalt julgen shortida Apple'it või Microsofti. Ma tean, et keegi seal üle ei võta või see, ta üldjuhul ei tõuse päevasiseselt nii kõvasti, et see võiks liiga ohtlik olla. Ja tegelikult sellest riski jaotusest rääkides ja selle uue kapitali lisamise eelmise teemaga seoses, ma just vaatasin oma strateegiate üldist riskijaotust üle ja saingi aru sellest, et mõne kauplemissüsteemi positsioone on nagu mugavam peale panna ja mõne süsteemi signaale on kuidagi ebamugav võtta, nii et ma ise tegelesin hiljuti selle riski jaotamise ümberhindamise ja korrigeerimisega, et võtsingi mõnelt kauplemissüsteemilt riski natukene vähemaks ja lisasin teisele, et ma tunneks ennast nii-öelda üleüldiselt mugavalt. Aga ei, large small cap'iga mul ei ole plaanis hetkel midagi muuta. Aga mis sa ise sellest pildist muidu arvad, et kas sinu investeerimismeetodid tänasest edasi see kuidagi mõjutab? Ma olen seda teadnud, on ju, aga see oli siuke hea värskete andmete pealt tehtud research ja eriti siis ilmekas seetõttu, et meil on olnud ju väga tugev tõusufaas selle 10 aasta jooksul, mida uuriti. Ja see tuletas mulle nagu meelde siis kahte asja jätkuvalt, et nagu stock picking fundamentaalide alusel on raske ja keeruline ja mul on hea meel, et mul on kõrval see ETF-ide portfell. Ja see ei ole ainult, on ju, näiteks minu ETF-ide portfell, see ei ole ainult üks globaalne ETF, mis on turukapitalisatsiooni alusel kaalutud, et ma siis ostangi justkui nagu ainult seda globaalset, et seal ongi väga palju on väikeettevõtete ETF-e ja siis mingid spetsiaalseid strateegiad või ainult sektori või riigi aktsiaturgudele panustamine. Ja teine asi, mis veel lehedalt välja tuli, oligi see sama small cap'ide pool, et ma ei tea, mul läbi aja ma olen leidnud mingeid small cap'e dividendi aktsiate poolelt, millega mul on nagu meeletult hästi läinud ja nendest ongi tulnud sellised nagu tugevad kasvuraketid, nad on maksnud mingeid erakorralisi dividende mõned ja ühesõnaga täielikud edulood ja kohe sinna kõrvale on panna nagu täielik äpardusi ja vot nagu just sealt samast nagu small cap'ide sektorist või sektsioonist ja grupist need asjad nagu tulevadki, et nüüd see võib-olla siis muutis mind veel nagu teadlikumaks sellest, et ma pean rohkem seda market cap'i vaatama, et algusaastatel ma tegelikult väga ei vaadanud üldse, et mis see turukapitalisatsioon on, et on, mis ta on, ma teadsin, et päris kribu mulle kuhugi sinna radarile ei jõua, aga ma väga ei tähtsustanud seda, et kas ta on seal miljardi, 10 miljardi, 100 miljardi või triljoni ettevõtte, kui fundamentaalid sobisid, kui hind sobis, siis ta mulle sobis. Okei. Minu jaoks üldse see stock picking, mis sa mainisid, minu jaoks on üldse ülehinnatud tegevus, sest
minu enda süsteemide põhimõte on ka see, et tõusval turul ole investeeritud kõige tugevamates, kõige paremini tõusvates sektorites ja aktsiates. Langusel võta riski vähemaks, kas oled rahas või lähed lühikeseks. Et mina ise ka ei püüa ju tabada või ennustada, milline aktsia see järgne võitja on. See ei ole see eesmärk. Aga jah. Ma olen 100% sinuga nõus. See on nii teoorias kui praktikas maru hea strateegia, aga küsimus on nüüd see, et on ju, millal algab langev turg, kui pikalt see kestab, kas see on langev või see on see whipsaw ehk siuke külgsuunaline siksakitamine? Minu jaoks on kõige suurem küsimus see, kas minu võitjad suudavad kinni maksta minu kaotused ja tuua kasumit. Et see on nagu minu jaoks see kõige olulisem küsimus, et see, kas langus algab või mitte, see võib tekitada jälle sellist ennustamisvajadust, mida ma püüan ise vältida oma portfellis. Ehk siis ma võtan selle riski statistiliselt, nii-öelda ajaloolise statistika põhjal, piiran kaotusi ja hoian võitjaid ja küsimus ongi selles, kas minu võidud on nii suured, et nad suudavad kaotused kinni maksta. Aga mis ma tahtsin, üks asi, mis ma tahtsin veel öelda, see, et 40% või 42% siis firmadest on üldse tõusnud selle 10 aasta perioodi jooksul, siis need on need, mis on plussis, kas või natuke, aga tegelikult nüüd need, mis on teinud sellist super performance'it, on ju sellest 40% mingi päris pisike osa. Ma ei julge peast pakkuda, aga minu meelest Meebi raamatus oli mingi statistika välja toodud, kui väike osa aktsiatest tegelikult selle suure indeksi tõusu teeb pika aja peale. Ja see oli päris pisike protsent aktsiatest minu meelest, mis väga hästi tõusevad. No tegelikult me võimegi siin selle kolmanda pildi ka ekraanile visata ja seal on see statistika kenasti olemas. Need punased tulbad ehk 1000 suuremast ettevõttest 20% arvuliselt olid siis need, mis ületasid seda aktsiaturu indeksit üle selle 10 aasta ja small capidest siis ainult 11% oli selliseid, mis ületasid aktsiaindeksi tootlust. Et põhimõtteliselt siuke 1/5 on see tõenäosus on ju, et leiad selle turuindeksit ületava aktsia üles suurfirmade seast ja 1/10 small capide sektoris. Jah, aga eks on siiski inimesi, kes seda leiavad. Ma ei tea, see võib olla õnnest, mõnel võib lihtsalt pikaajaline õnn olla, aga neid, ma ei tea, võib olla. Jah, on sul veel mingi teema, mis sa täna tahtsid küsida jutuks võtta? Üks lühike teema, võtame ette siin ühe sellise lihtsa graafiku, mis näitab siis väärtus ja kasvu ETF-ide omavahelist suhtelist tugevust. Ehk siin on siis see iShares Russell 1000 Value ETF jagada iShares Russell 1000 Growth ETF ehk siis nende omavaheline suhteline tugevus siis väärtus investori vaatest ehk selle väärtus ETF-i poolt vaadatuna. Tahtsin lihtsalt küsida, kuna sina minu meelest oled siin viimased kuud ka seda sektorite või value versus growth rotatsiooni maininud ja sellest kirjutanud oma blogis, et kui sa seda graafikut nüüd vaatad, 2006 oli siis tipp value väärtus aktsiate kasuks pikk langustrend, kus kasv võttis nii-öelda seda positsiooni üle, võitja positsiooni. Nüüd siin COVID-i kriisi ajal oli siuke järsk kaotus siis väärtuse jaoks ja nüüd ta on põrganud. Mis sa siin paremas ääres ise nagu arvad, et kas see on surnud kassi põrge või väärtusaktsiate tagasitulek? Ma sattusin ise vaatama või nägema ühte sarnast graafikut, aga sellist, mis läheb ajas veel rohkem tagasi ja ta läheb siis põhimõtteliselt 90-ndatesse välja ja naljakas on see, et kui need kaks graafikut üksteise peale panna ehk minna ajas veel 10-15 aastat tagasi ja vaadata siis 90-ndad kuni 2000
ja sealt edasi, millal oli see eelmine kasvuaktsiate edulugu ja panna sinna peale graafik, mis algab 2010. aastast kuni tänaseni, siis kuidagi ma tean, et see on see niinimetatud chart crime, on ju, aga nagu kuidagi maru sarnane on, et mine sa tea, et eelmine kord väärtusaktsiate võidukäik või ütleme siis nagu ületootlus algaski sealt tehnoloogiamulli põhjast 2003-2004 ja nii edasi, on ju. Ja mine sa tea. Et sa ikkagi loodad. Sa pigem oled väärtusinvestor või no ma ei tea, sul on siin mingid idud, tuleb välja krüpto, Amazonid, asjad, et võib-olla natukene on see orientatsioon hakanud muutuma. Tead, ma ei looda, ma lihtsalt vaatan, kuhu liigub raha ja ma vaatan suhtelist tugevust. Et mis tüüpi ettevõtted siis näitavad kas S&P 500 suhtelist tugevust ülesse või siis nagu mis iganes muu see võrdlusindeks on. Ja täna selgelt, need ei ole need kasvuettevõtted, niinimetatud traditsioonilised kasvuettevõtted on ju. Et need on need igavad sektorid jätkuvalt, energia, finants, tööstus, mis meil veel on, materjalitööstus on ju, või see kogu see materials. Et sealt on see põmakas praegu tulnud ja seal on seda suhtelist tugevust ikkagi päris palju. Kusjuures, et ei jääks vale muljet, siis ma ei ole üldse siin kasvukaupleja ainult, et kuigi mul oli eelmine aasta tugevalt portfell tehnoloogiast, siis see oli ka selle suhtelise tugevuse järgi, et ma ise ei ole kunagi teadlikult valinud seda poolt, kas on väärtus- või kasvuettevõtted ja see, mis sa praegu ette lugesid, ka energia, et mul on viimasel ajal siin portfelli sattunud siis Momentumi põhjal aktsiad energiasektorist nagu Oxy ja MRO. Need ei ole mingid aktsiasoovitused, sest et ma võin need iga päev nii-öelda maha müüa, kui see signaal tuleb, et need ei ole pikaajalised trendistrateegiad, aga on need energiaettevõtted. Siis ma vaatasin, mul hiljuti sattus portfelli lennufirma American Airlines, mida poleks uskunud. Nii-öelda kõhutunde järgi, et juba on aeg. Ja seal oli veel mingeid häid tõusjaid, Carnival Group ja Caesars Entertainment, vist SB 500 sellised large cap ettevõtted, mis vist lähevad pigem sinna väärtusettevõtete alla, aga Momentumi strateegia on nad viimasel ajal üles korjanud, et mina ise lähen nende järgi, mis radarile viskab. No ja üks sektor veel on ju, mis sulle võib-olla isegi üldse radarile ei satu, on REITid ehk need börsil kaubeldavad kinnisvarafondid. Eelmise aasta vaktsiini uudistest alates, mis iganes see oli novembri algus või? Väga super luks on ju, et mitmes mõttes nii see hinna liikumise ulatus kui ka see, et mina ei ole seda tüüpi investor, kes viitsiks omale üürikorteri portfelli üles ehitama hakata, et ma pigem sõidan siis börsil kaubeldava kinnisvara najal ja ehitan omale kinnisvara impeeriumi ülesse niipidi. Jah, ma pean tunnistama, et ma eriti ei kauple riite, kommunaalettevõtteid ja siis neid esmatarbekauba ettevõtteid. Et need on 3 sellist rahulikumat, võib-olla pigem, ma ei tea, dividendi rahavoo sektorit, mitte siis nii väga tõusukauplemiseks. Aga jah, nagu sa ütlesid, et mul siis selles ettevõtte portfellis on juba igasugu kraami kokku kogunenud, ehk mõnes mõttes me saame öelda, et seal see portfelli tervikvaade on tegelikult nagu rohkem tasakaalus ja ta ei sõltu mingisugusest kindlast ühest nüüd faasist, mis meil majanduses, ütleme, makrotasandil toimuda võib või inflatsioon, rahapoliitika ja nii edasi. Aga täna, kui ma vaatan seda igavat eraisiku portfelli, siis mõned päevad tagasi, kui ma käisin vaatamas, siis seal tootlus oli aasta algusest üle 20%, mis oli minu jaoks nagu suhteliselt imeks pandav, sellepärast et seal on täiesti igavad dividendimaksjad, on ju. Aga kuna nad on nendest samadest sektoritest, mis on hoogu kogunud siin,
siis ongi see hinnadünaamika ka olnud päris hea. Aga ma pakuks, et year to date on 20%, aga kui nüüd võtta natukene tagasi 1,5 aasta see, siis nad ikkagi ilmselt tänu sellele on kiiret tõusnud, et eelmine aasta samal ajal said kõvasti peksa. Ja, et väga paljud neist ei ole, energiasektor ennekõike ei ole ju oma all-time high'de lähedal kaugeltki mitte, on ju. No loodame, et siis järgmine kord me saame alustada millegi muuga kui krüptodega ja detsentraliseeritud börsidega, vaid jääme ikkagi tsentraliseeritud börside ja traditsiooniliste finantsvarade juurde. Kanalile subscribe sellepärast, et kui me saame 1000 subscriberit täis, siis YouTube lubab meil teha live saadet, mis oleks kõigile põnevam. Plus nüüd tuleb suvi peale, et ega me ei tea, on ju, Markus paneb siin kabrioga ringi mööda Eestit, et kas järgmine saade tuleb nädala või kuu pärast, nii et siis saate teavituse ka. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.